läksin metsa jalutama oma tavalisele inspiratsiooni jalutuskäigule ja leidsin, et keegi oli mingi ilgelt rõvedas sitalao sinna visanud. No, aeg-ajalt juhtub, mingi isetegevuslikud prügilad kogunevad sinna ja mõnikord ma jalutan tee ääres ja 15 minutit hiljem on mingi sitaladu tee äärde sattunud. No. Et nagu tekivad lihtsalt. Ja siis mõnikord on sellega midagi huvitavat, näiteks seekord ma leidsin ühe huvitava nagu PVC toru, millest ma sain teha, millest ma olen varem teinud lõuendi. Et PVC, muidugi jämedamast PVC torust, aga sellest peenemast mõtlesin, et saab äkki väiksema lõuendi teha. Ja siis võtsin selle PVC toru kaasa. Et jämedamast PVC torust ma olen sama tehnoloogiaga teinud nagu suuremaid lõuendeid, selliseid ovaalseid lõuendeid, et panen punniga PVC toru mingi jupi, sobiva pikkusega jupi kokku. See nali tuli La Coca Nostra laulust, kus La Coca Nostra laulab seal PVC torust haavlipüssi tegemisest ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte, et ma võiks ju PVC torust lõuendida. Ja siis mõtlesingi, et mõeldud tehtud ja võtsin sobiva pikkusega PVC toru jupi ja puupunni ja puupunniga panin 2 toru otsa kokku, et natukene vestmist ja natukene proovimist ja siis veel natukene vestmist ja natuke proovimist ja saabki PVC toru otsad kokku ja ongi lõuendi raam põhimõtteliselt valmis ja ainult natukene kohendamist ja siuke mõnus nikerdamine, et tuleb siukene huvitav lõuendi raam, et sellepärast ma mõtlesingi, et selle maali nimi võiks olla Torumehe paat. Et miks ka mitte nagu toru teemal. Ja nii, tavaline ise tehtud lõuendi tegemine nagu, et võtan kanga, no tegelikult lõuend ongi see riidekangas, et see raam, mida nimetatakse maalilõuendiks tinglikult, see on nagu kunstnike släng, et tegelikult ainult see riie on lõuend ja see toru on juba raam, et nüüd see, mis ma teen, on tegelikult, see on nagu tehniliselt, see oleks nagu raamitud lõuend, et lõuend on ainult kangas ja sinna peale ma lisan muidugi ka värvi, aga kõigepealt ma väntan selle klambripüstoliga sinna PVC toru külge kinni, pingutan ära ja trimmin natuke ka ja klambripüstoliga kinni vändatud ja no, muidu puitraami külge vändatakse see kas naeltega või klambritega kinni. Mõned on ka puitraami külge kummiga pandud, et mingi poes on müügil ka komplektsed lõuendid, et neid saab ka komplektsel kujul, aga siukseid vigurformaate väga ei saa. Et aga noh, ma olen ise mõned vigurformaadid teinud, et kas siis puidust välja lõiganud või siis PVC torust siukse lõuendi teinud. Et La Coca Nostra laulust sai see idee alguse ja siis selline see lõuend tuli. Ja lisan krundi peale ja siis saabki maalima hakata ja muidu lõuendi riide sisse võib see värv ära kaduda. Saabki maali peale ja juppaaval. Aeg-ajalt kunagi ammu ma alustasin ka maalimist, siis ma maalisin hästi palju igasuguseid mereteemalisi asju lapsepõlves. Ja hiljem ma mõtlesin, et võiks ka merendust ise õppida ja veidi. Ja siis ma õppisin ka väikelaevandust hiljem peale kunstiakadeemiat. Ja lapsepõlves ma ühe esimese asjana alustasingi mereteemaliste asjade maalimisega, nagu merevaadete ja igasuguste laevade joonistamise ja maalimisega. Et siis ma tegin neid hästi palju. Nüüd ma teen ka muidugi, nikerdan, võtan oma fantaasiast välja mingisuguse paadi ja siis maalin selle nagu ülesse, et antud juhul siis Torumehe paat inspireerituna sellest leitud torust, et selline leitud kunsti teema natuke.
ja siis oma sürrealistlikus käsitluses, et ma ei pea eriti vajalikuks alati realistlikult asju teha, aga ma teen nii omamoodi ja kui ma sedasi teen, siis niimoodi jooksvalt kasvavad välja, et alati kasvavad parimad asjad välja sellest, kui ma teengi omamoodi siukse ise värki asja. Ja et ma saan hästi kehvasti läbi igasuguste asjadega, mis mulle nagu ette antakse, et kui keegi tahab, et ma teeks talle mingi spetsiifilise asja, siis sellist asja ma olen nagu suhteliselt võimetu tegema, aga mingisugust isevärki imelikku asja ma olen väga edukalt võimeline nikerdama ja kõik maalid nii ka valmivad. Selline minu töömehhanism või siuke tavaline minu argipäev välja näeb, et võtan mingi asja ja nikerdan sellest midagi. Veidi siuke keskkonnateema ka, et peaks nagu looduse peale mõtlema, kuidas aga loodusest leitud prahist saab mingi kunstivärgi. See erilist väärtust ei lisa see, et üks toru sai vähemaks, aga et see, need sitalaod seal metsal tüütavad ikka aegalt ära. Et talgute ajal korjatakse ära küll, aga mõne nädala pärast on jälle uued sitalaod seal, et aegalt. No õnneks viimasel ajal on seal nüüd osad piirkonnad on nagu paremini arendatud, et sinna on uusi maju ehitatud ja uusi tänavaid ja et see pargipiirkond läheb võib-olla veidi paremaks, et siis võib-olla veetakse vähem prahti ka. Võib-olla on raskem, et siis on nagu ilusam, puhtam keskkond, et saab nagu veidi nagu looduslikumat ja puhtamat loodust võib-olla. Aga jah, eks ole ka see isetegevuslikud prügilad on üks paras probleem, et ikka aeg-ajalt neid igale poole tekib, et mõned üritavad nagu kõrvale hiilida sellest, et prügilasse viia asju. Et no midagi, prügilasse viimine on tasuline, et siis eks osad inimesed, kellel on kodus prügi ja kellel ei ole võib-olla prügi äravedu või midagi, siis üritavad sokutada või kulusi kokku hoida ja üritavad sokutada kuskile ära selle. Et eks nad niimoodi nad tekivad sinna. Aga nii, ühest torust sai paat. Sai siukse torumehe paadi, siukse pulli. Fantastika lahenduse sellise tüke ovaalne lõuend, et mere teemalisele asjale mõjub kuidagi huvitavalt, nagu vaataks mingist illuminaatorist välja või kuhugi vaataks kuhugi imelikku, nagu vaatakski merele kuskilt teise laeva aknast või kuskilt peaks meeles jahtklubis või kuskil näituse tegema nendest mereasjadest. Siuke pull tänaseks sees torumehe paat.